Olen Eerik ning tutvustan teile ID-tarkvara paigaldamist Windows 7 operatsioonisüsteemile. ID-tarkvara on vajalik selleks, et saaksite oma ID-kaarti interneti teel kasutada ning et saaksite allkirjastada dokumente kasutades Digidoc3 tarkvara või siis näiteks krüpteerida dokumente kasutades Digidoc3 krüptot. Kuna ID-tarkvara on olemas nii 32-bitisele kui ka 64-bitisele operatsioonisüsteemile, siis tuleks esmalt veenduda, millise operatsioonisüsteemiga tegemist on. Selleks vajutan nupule Start ning vahejaotusele Computer vajutan parema hiire klõpsuga ja valin Properties. Selgub, et on tegemist 32-bitise operatsioonisüsteemiga. Sulgen käesoleva akna ning avan veebileidse. Edasi lähen lehele www.id.ee. Valin Paigalda ID-tarkvara ning meelepärases keeles Jätka. Valin oma operatsioonisüsteemile sobiva paigalduspaketi ning klõpsan nupule Laadi alla. Veebileidse pakub mulle kas käivitamist või salvestamist. Mina valin käivitamise. Avaneb tarkvara paigaldusviisart. Enne sellega jätkamist sulgen ma veebileidse. See on siis oluline, kuna ID-tarkvara viib sisse muudatusi ka veebileidsejasse, seega, et need oleksid edukad, on parem veebileidse sulgeda. Jätkamiseks klõpsan nupule Edasi. Ning uuesti Edasi. Antud vahelehel on siis võimalik valida, kuhu tarkvara paigaldatakse ning kas ma soovin paigaldada ikoonid töölauale. Soovitan teil need valikud jätta vaikimisi ning siis klõpsatan nupule Edasi. Tarkvara paigalduse jätkamiseks klõpsan nupule Installi. Operatsioonisüsteem küsib luba tarkvara paigalduse jätkamiseks. Mina nõustun. Edasi teavitab mind tarkvarapakett, et mul on hetkel lahti kõrvalised programmid. Annab kaks valikut, kas sulgeda rakendused või rakendused mitte sulgeda. Antud juhul mina valin rakenduste mitte sulgemise, kuid pärast seda on kindlasti vajalik teha arvutile ka taaskäivitus. See on siis selleks, et juhul, kui need rakendused kasutasid mõnd tähtsat protsessi, siis selle protsessi seadistamiseks on vajalik ka taaskäivitus. Näen, et tarkvara paigaldamine on edasi edukalt lõpuni viidud ning paigalduspakett pakub mulle ka ID-kaardi haldusvahendi avamist. Klõpsates nupule Valmis, näen, et haldusvahend avaneb ning minu andmed on ka kenasti välja loetud. Näen, et tarkvara paigalduspakett teavitab mind arvuti taaskäivituse vajalikkusest. Juhendvideo käigus ma taaskäivitust tegema ei hakka, aga pärast tarkvara paigaldamist on siis oluline see taaskäivitus ka eelnevalt nimetatud põhjustel ära teha. See oleks siis kõik. Juhul kui teil tekkis tõrkeid või küsimusi, palun pöörduge aadressile abi@id.ee või helistage numbrile
1777. tänan!